tervist, Eesti Veiper siin. Ja enne kui me läheme ülevaateni, siis räägime, kus ma selle vidina sain. Ma sain selle sellisest kohast, nagu on Stratos Veiper. Tegu on uue poega, asub Tartu maantee 29. Seal on ka striptiisiklubi. Kui te joote sinna hoovi, striptiisiklubi ei puutu üldse asjasse. Nii palju, et leiate ülesse. Lähete hoovi, näete, et on striptiisiklubi, seal on uks ja striptiisiklubi vasakut kätt on veel üks uks. Lähete sinna sisse, kõnnite teisele korrusele, keerate paremale ja lähete otse edasi mööda koridori. Seal on sellised kontoriruumid ja ühe ukse peal on kirjas siis Stratos Veiper. Ja astute sisse ja oletegi kohal. Mina käisin seal oli hästi palju erinevaid vedelikke, moode, kleerosid ja pood kogu aeg uueneb. Tegu on siiski uue poega ja minge visake pilk peale. Aga nüüd teeme sellise close-upi sellest kitist, mis ma sealt kaasa sain. Sain siis kaasa Saapok kiti ja ühe vedeliku. Vedeliku maitseks on siis Key Lime Cookie. Maitseb umbes samamoodi nagu Kalevi küpsis, kuhu on siis lisatud sidrunit. Kuigi see on laimiga, aga minule meenutas see täpselt sellist asja. Ja siis sellise väikese kiti. Karp lahti. Kaasa tulevad siis igasugused manuaalid, kuidas koili tilgutada ennem, kui te tõmbama hakkate, siis instruktsioon ehk manuaal, natukene ohutusest. Subvod aku pikkus on 90 mm, diameeter on 18,5 mm, kaaluks on tal 57 grammi ja väljund võimsus siis on 3,7 volti. Aku on ainult 1300 mAh. Aku on laetav läbi mikro USB kaabli, mis tuleb ka kaasa. Rääkides siis tangist. TopTank Nano. TopTank Nano diameeter on 18,5, pikkus on 44 mm, kaaluks on 40 grammi ja teda saab täita nii ülevalt kui ka põhjast. Minu käes on siis Ameerika versioon, mis peaks mahutama 3,2 ml vedelikku, Euroopa versioonidel siis on 1,9 ml. Õhuavad on siis mõlemal pool. Keerates ühele poole, teisele poole mõjub täpselt samamoodi. Täiesti lahti, natuke kinnine ja täitsa kinni. Lisaks tuleb kaasa veel üks tagavara klaas. Minu meelest oleks võinud olla ka üks tagavara koil vähemalt, aga kuna see ei ole, siis see on minu jaoks miinus. Ja vahetatav on ka trip-tip. Sobib ükskõik milline trip-tip siia otsa. Kuidas toimub täitmine? Alguses on vaja võtta see koil, mis siin sees on, ja see ära niisutada. Kasutan siis seda sama mehu, mis mulle kaasa anti. Tilgutan siit otsast natukene sisse ja ka külgede pealt. Nii, nüüd on tilgutatud. Keerame selle osa tagasi. Põhjas käib täitmine lihtsalt nagu vanadel kangertehidel. Käib siit, paned siia piirini, kuskil siia maani. Täidad ära, keerad otsa. Ongi täidetud, aga kui tahad ülevalt, siis olge ettevaatlikud. Minul oli see osa ja see osa. Olid hästi kõvasti kinni, ma pidin kasutama näpitsaid selle jaoks. Keerad selle ülemise osa ära. Avaneb selline vaade ja siit vahelt siis lihtsalt täidad täiesti täis. Keerad ülemise otsa tagasi ja ongi täidetud. Rääkides akust. 5 klikki läheb tööle. Trukke põleb, töötab. Mis on aku juures veel hea, et sa saad läbi päästru siis seda samal ajal laadida ja sa saad ka samal ajal tõmmata. Akul on fikseeritud 510 pin ja siia võid ükskõik mille otsa panna. Tal on all ka õhuavad. Siin on siis Kangerteki logo. 5 klikiga läheb ka kinni.
kui aku saab tühjaks, panete laadima, siis näitab teile punast tuld. Kui aku on laetud, siis tuleb roheline tuli ja ongi olemas. Väike suuruse võrdlus ka siis. Siin peaks olema 1100 mAh aku sees. Ja siin on 1300 mAh aku sees. Ja suuruse võrdlusel ITest SVD-ga. Kui nüüd võrrelda box moodiga, siis see on IPv4. IPv4 on tõesti suur, aga siia maab 2 akut sisse, sa saad seda kogu aeg vahetada. Siin on 1300 mAh aku, mida sa ei saa vahetada. Aga lähme tagasi siis laua juurde. Üpris palju õhuvalu on natukene kinnine minu jaoks. Aga siiski väga hea. Räägiks plusse siis. Plusside poole pealt hea väike, mahub 3,2 millilitrit vedelikku ülevalt täitmine. Lisaks sellele saab samal ajal tõmmata, kui sa laed seda. Üks lisapluss on veel, et ma ei rääkinud seda, aga kaasa tuleb stainless steel organic cotton coil ehk siis see coil, mis kaasa tuleb, on stainless steelist. Et Kangertechi poolt on see midagi uut. Samuti ei ole enam sellised kandilised koilid, nagu oli vanasti, vaid nüüd on ümmargused koilid. Rääkides miinustest, ainult 1300 mAh aku. Minul pidas see vastu tavarežiimis, midagi muud ei puudutanud, tõmbasin täiesti tavaliselt. Pidas see vastu kuskil 3-4 tundi äkki. Minu jaoks on seda üpriski vähe, aga samas kui võtta kaasa selline väike asi, minna poodi linna peale, kuskil oled ära 3-4 tundi, et peab vastu ilusti. Nad oleksid võinud vähemalt ühe koili juurde panna. Kui sul see üks koil ikka kuskil nädal aega, ma arvan, et nädal-2 maksimaalselt on, sa maksad 50 € selle eest ja sa pead jällegi uue koili järgi minema, et oleks võinud natukene läbi mõelda Kangertech, see on just teile suunatud. Minu poolt ongi siis kõik ja suur tänu Stratosele, kes mulle sellise vidina andis. Ja minu poolt ongi siis kõik, aitäh teile vaatamast ja peatse kohtumise!